üleöö ja ma ei ole kunagi arvanud, et ma võiks olla üldse mingi ettevõtja. Pigem oli see, et nüüd, kui ma otsisin aastaid tagasi, kui ma haiglasse tööle tulin, jälle võimalusi minna kuuks ajaks ära kuskile, siis ma leidsin ju selle võimaluse, et ma leidsin Maltal, on üks saar nimega, Malta koosneb 3 saarest ja seal on Gozo saar. Ja seal on üks tõeliselt armas Daydream Bed and Breakfast villa, kus ma käin siis nagu selle villas hoolitsemas ja sellist tõeliselt sooja külalislahkust pakkumas ja ka õppimas nendelt ägedatelt omanikelt, et kuidas nad seda teevad, sest Prantsuse baar teeb seda. Ja seal olles ma mäletan, mul üks ilus päev oli ja ma lesisin nüüd päikse käes, mõtlesin, aga mis oleks kui, et ma saaks ise ka pakkuda majutust, sest see on midagi, mida sa saad pakkuda otse siit südamest ja mõtlesin, et kui väge oleks. Ja siis mul vanematel oli kinnisvara, ma alguses ei julgenud küsida, siis mõtlesin ka, et neil on see kinnisvara, et ma ei hakka sellega nagu miskit. Aga ma tegin neile ettepaneku, et mis te arvate, kui ma teeksin sellest nagu pakuksin majutusteenust. Nende eelis on see, et kuna nad ise sees elanud, et siis tegelikult keegi kogu aeg hoiab seda elu käib sees. Ja siis ta niimoodi nagu läks ja ma mäletan, kui ma alustasin, siis mul öeldi ka, et sa oled täiesti segane. Pärnus vaata, kui palju on neid majutuskohti, et millega sa eristud? No, jah. Aga tegelikult selleks hetkeks ma olin juba nagu iseennast ikkagi piisavalt hästi tundma õppinud, et ma tahtsin seda, mis mul sees on, mida mul on tegelikult hästi palju. Niimoodi, et ma võin vahepeal ära tüüdata kõik ümberringi, sest et ma tunnen, mul on seda energiat lihtsalt meeletult palju ja mul on vaja seda jagada. Seega mul on vaja seda õigetesse kohtadesse suunata. Ja see majutus oli nagu üliäge alustamise võimalus. Siis läks natuke aega mõni aasta edasi, siis lisandus üks teine korter, kuhu ma olen pannud kogu oma hinge. Lihtsalt sellepärast, et see tunne, et kui sul tuleb midagi südamest, siis sa võid ju kirjutada ka sellest raamatu. Inimene loeb selle läbi, aga me kõik mõistame enda vaatenurgast lähtuvalt, oma kogemustest tulenevalt. Ja sellepärast isest ma väga hea meelega alati jagan nagu neid nõuandeid. On küsitud ka, kas sa ei karda, et sul hakatakse kopeerima. Aga mida rohkem inimesi pakuvad midagi head kellelegi, siis seda parem on ju. Ja loomulikult tuleb ette ju siin ka igasuguse asju, et kui sa majutusteenust pakud, sa pead arvestama, et nii-öelda nagu turismisektor, siis kui teistel on puhkus, on sinul töö. Ja, aga seda, ütleme, ka siin ma ei mõtle seda nagu tööna. Ja see on olnud sellest ajast, kui ma läksin ka lapsi hoidma USA-sse. Ma ei võtnud neid kui tööd, sest see häälestus on erinev. Mina võtsin neid, et ma hoolitsen nende laste eest, kes on nagu minu õde ja vend. Samamoodi koos olles ma hoolitsen selle villa eest, et pakkuda inimestele parimat võimalikku sellist kogemust. Oma majutusega ma hoolitsen nende pesade eest, et pakkuda inimestele tõeliselt südamega tunnetatavat külalislahkust. Sest ma arvan, et meil kõigil on liiga elu on nagu ei ole alati siin haripunktis, vaid ta käib üles alla. Aga kui sa mingil hetkel tabad ära, mis on sinu võib-olla selline sügavam eesmärk ja selle sa tunned ära, ma ka nagu ei mõelnud seda välja, vaid nagu kuidagi nagu tunned ära, et millest tulenevalt sa näiteks tekkis ka minu see Positive Inspiring Accommodation, muutus Positive Inspiring Lifestyle'iks, aga see kõik on areng ja ma ei tea, milleks ta veel edasi areneb. Et hästi lihtne on, kui ma näiteks, kinga näide ei ole nagu hea näide, aga võib-olla ma toodan toole, siis ma toodan konkreetseid toole, võib-olla müügiesindused teen üle Eesti, üle maailma, kus iganes. Aga kui sa hakkad mingit täiesti enda nii-öelda beebit arendama, siis sa kunagi ei tea tegelikult, kuhu see viib. Aga sa pead olema julge katsetama. Ja näiteks, miks ja kuidas me jõudsime sinna, et me pakume tänaseks juba ka see inspiratsiooniseminare. Me pakume ka turundusalast nõu nii-öelda erinevatele ettevõtetele, väiketootjatele. Miks? Sellepärast, et see ei tekkinud sellest, et ma hakkasin pakkuma, vaid tekkis nõudlus. Et kuna inimesed hakkasid nägema, kuidas ma nagu turundasin oma neid kortereid, mõlemaid majutuskohti
ja nad küsisid, kas ma võiksin kas ma tuleksin neile nagu turundusest rääkima või siis nagu inspiratsiooni andma, et kuidas nagu leida seda sädet enda sees. Ma mäletan, mõtlesin ka, et issand jumal, ma